Pole paha vaade. 2-eurine võileib ja hindamatu vaade. Mis sa arvad? Kus on see üks koht, kus on maailmas merevaatega McDonald's? No, mõistagi on see Monaco, vaata. McDonald's. Põmm. Seal on McDonald's ja siin on ju Jahisadam. Vaat seda vaadet seal. Parim lift jääb, mida ma kunagi kuulen. Mingid suuremad summad klotsimist kuskile poole teel. Tõenäoliselt June Olsoni poole. Aga ülimõnus on see, et jälle tüüpiline eestlane kogu aeg on häda, aga kuna siin on nii palav, siis täna on reaalselt esimene kord praegu siin, kus on nagu taevas on pilves ja enam-vähem mõnus või okei on nagu olla. Kannatab nagu jalutada, nii et kohe ära ei sure. Kuidas sul üli hea? Palavust paneb siin vahepeal veidraid asju tegema. Sealt tagant me tulime bussiga, sealt ümber selle poolsaare, sealpool on Nitsa ja seal all sõime enne võileiba. Väga äge. Tiitada kuuli, pumm läheb sisse ja edasi Kentuki rüütlid. Siin mäe otsas on tänavad eriti kitsad ja liiklus väga tihe. Turisti on kohutavalt palju ja hinnad on ka vastavad. Selle mõttes kausitee suppi saad mingi 6 euga. Aga pizza ja on juba 12.50 ja ma ei tea, steikidest, praadidest ma muust ma ei hakka rääkimagi. Tuleb järjest. Kõige lihtsam kohvik ei ole. Võileib maksab 15 euri. Väga hull. See ei ole nagu kaubanduskeskus, vaid nagu Titanic. See oligi praegu küll väga pull kokku sattumas selles mõttes. Me olime seal Casino Monte Carlo juures ja reaalselt küsisime inimestelt, et kus siin esimene mingi supermarket või on need pudelvett osta. Läksime siis mingisse kaubanduskeskusse, tuli välja, et selle nimi on siis La Metropole või Metropoli see kaubanduskeskus ja järsku Jacki ütleb, et kuule vaata, see on ju see kohvik, kus see sfäär ju, see kus Jon ja Janni kogu aeg chillivad, et ütleme nii, et ma saan aru, miks inimestel siin meeldib ja miks ta selline hinnatud piirkond on, sellepärast, et see on ju ühel pool on mäed, teisel pool on ookean või vesi ja põhimõtteliselt 2 kõige kõvemat kohta, kus kõigil või mul kindlasti olla meeldib, on kuskil looduses, metsas või mere ääres vees ja siin on need mõlemad olemas. Selles mõttes ikka super laks. Kui kedagi huvitab, siis seal majas näiteks pesitseb igapäevaselt Team Overkill, aga me jalutasime siit mööda ja siin tundub olevat mingi siga suur UEFA telk, ehk siis mingi 2017-18 hooaja avamine või midagi sellist. Nii et me läheme viskame pilgu peale, mis seal toimub, ma ei ole nende asjadega kursis, mine sa tea, äkki näeb Cristiano Ronaldot. Sign me! Vaata, kui palju rahvast. Aga pull on see, et internet ei ole ja ma ei tea, miks nad kõik siin ongi. Tõenäoliselt tuleb siia mingi klubi, sellepärast et turvamehed ajavad kogu aeg seda parklat siin tühjaks, et siia saaks mingi bussi jagu nii-öelda vaba ruumi oleks. Aga mis klubi? Seda ei tea. Vaatame. Kui jaksame, siis ootame ära.
Ronaldo ja Messi on igatahes juba platsis ja mis tõenäosus on see, et ma täna siia tulen jumala suvaliselt ja kõik on kohal, ebareaalne. See on tõenäoliselt aja küsimus, kui turvamehed mu siit alla viskavad, sest ma olen siin kõige lambisemas kohas turvapiiride peal, aga vaatame, kes siit järgmisel tuleb. Kui suur on tõenäoliselt, sa jalutad juhuslikult kuskil Monaco rannas ja näed Lionel Messid ja Cristiano Ronaldot ja Sergio Ramost ja igasugused muud staarid olid seal ka koha peal ja kuna ma kunagi mängisin vutti päris tõsiselt, siis äratundmisrõõm oli ära ütlemata suur. Seal all läks päris kaua aega, sest et staarid tulid mingi pooletunniste vahedega, nii et küllaltki raske oli neid kaadrisse saada, rahvamass oli ka meeletu ja see trügimine crazy. Igatahes võtame nüüd kiirelt need pildid, ma jäin need Jackile võlgu ja siis on meil vaja veel bussi peale jõuda, sest tegelikult peame Nitsasse tagasi ka jõudma ja sellest sõidust me maha jääda ei taha. Nii et näeme teiega juba kodus.